kell on 31 minutit üle südaöö ja mu daamid ja härrad, mul on rõõm esitleda teile meie saates Eesti Vabariigi peaministrit härra Mart Laari. Tõtt-öelda selles Toompea lossi kõige prestiižikamas kuldses saalis mina ei tunne ennast kuigi mugavalt siin istudes. Ma vaatan, et teie olete nende toolidega juba päris hästi harjunud. Jah, kuigi ma istun tavaliselt sellel toolil, kus härra Ott praegu istub, aga praegusel hetkel ma võib-olla sellepärast vahetasin ära, et sellel toolil on hea omadus, nimelt see padi annab aegalt sulgi välja, nii et selle tooli pealt võib kergelt sule sappa saada, nii et ma võin hoiatada. Suurepärane. Härra Laar, käes on aasta niisugune kulminatiivne aeg, numbrid vahetuvad ja mul on tunne, et kui Eesti Vabariigis on praegu inimene, kes üldse ei saa hinge tõmmata, siis olete see küll juba teie, sest välja on reklaamitud vist juba tulevasse nädalasse valitsuse suurejooneline remont. Nojah, aga ega see ei tähenda seda, et ei peaks saama hinge tõmmata ja aastavahetust kuidagi rahulikult veeta, sest kõiki selliseid remonte valmistatakse õige pikal ajal lihtsalt ette ja praegusel hetkel on ta jõudnud sellisesse faasi, et jaanuarikuus igal juhul tehakse enda otsused ära, asi läbib koalitsiooni nõukogu ja siis saab ka avalikuks. On see kapitaalremont või sanitaarremont? Tähendab, kapitaalremont kindlasti mitte, sest et valitsuse põhituumik ja mis kõige olulisem kindlasti tegevusprogramm jääb täpselt samaks. Ja siin ei muutu küll mitte midagi, nii et kapitaalremondist ilmselt rääkida ei saa. Seda enam, et ma usun, et selle remondi käigus ka inimesed, kes võib-olla lahkuvad ka ministritoolist, jätkavad kuskil mujal. No, härra peaminister, saan ma aru nii, et loomulikult minus ei ole neid illusioone, et loeksite mulle ette need ministrid, kes siis juba õige varsti Eesti Vabariigi valitsuses vahetusse lähevad, aga teile on see asi juba selge ja otsustatud? Ei, mitte lõplikult otsustatud, kuna otsustab ikkagi kõigepealt fraktsioonid ja siis koalitsiooni nõukogu on olemas arutluse tulemused, võib ennustada teatud otsused, ilmselt mina võiksin ennustada, ilmselt need suures tõenäosuses ka täituksid nii, aga siin on ikkagi kõigepealt tegemist ka inimestega ja selle tõttu hakata asju käima välja ennem, kui need on lõplikult valmistatud, ei ole minu meelest õige. Härra Laar, kas te enesevalitsemise raske ja mitte kunagi päris täiuseni õpitava kunsti olete suures osas ja laiades piirides omandanud just lõppeval 93. aastal? Raske ütelda, ma ei usu, et ma seda kunsti niivõrd täielikult valdaksin, aga see on üks omadus, mida iga poliitik vähemalt teatud määral peab valdama juba, sellepärast, et ka poliitika on kindlasti professionaalne mäng, kus kaotab see pool, kes esimesena närvi läheb. Teil on olnud lõppeval 93. aastal küllalt palju dramaatilisi hetki, mis oleks võinud saada niisugusteks murdepunktideks. Või mul ainult tundub, et see on olnud nii? Ei, raskeid hetki on kindlasti olnud. Võib-olla on ainult, et huvitav on olnud jälgida, et need võib-olla kõige suuremad raskused ei ole nii palju silma paistnud. Kuigi see aasta on kindlasti olnud kergem, kõige raskemad valitsusel olid esimesed kuud eelmisel, nüüd võttes täna võib-olla ikka ütelda eelmisel aastal, see 92. aasta lõpus. Siis oli olukord küll selline, et arvestades praegugi on võib-olla raske aru saada, kuidas me sellest olukorrast ikkagi üldse välja tulime. Aga üldiselt siiski lõppev aasta 1993 ette asetaksite praegu paar päeva enne aastanumbrite vahetumist plussmärgi? Kindlasti. Ja eriti kui nüüd lugeda aasta lõpul neid, ma usun, et küllaltki sõltumatud siiski eksperte, kes on Eesti arengule hinnangu andnud, siis on see hinnang ikkagi ootamatult lausa tugevalt positiivne. Ja peaministrina mind mõnevõrra teeb selline asi ettevaatlikuks teistpidi, sest et ma olen näinud ja Ida- ja Kesk-Euroopa on tõendanud väga kujukalt, et valitsused, kelle saavutusi eksperdid kiidavad, nende reiting rahvasilmis järjest langeb, sest see poliitika, mis on kasulik tulevikku suunatuna, ei ole väga meeltmööda reaalses olevikus, kus see poliitika on tihtipeale raske ja karm. Härra Laar, kui me räägime siin valitsuse positiivsetest saavutustest ja kordaminekutest, siis ma kujutan ette, meie kanali vaadatavus kindlasti langeb, sest inimesed tahavad ikkagi kuulda midagi niisugust intrigeerivat. See, mida te teinud olete, see on täiesti selge ja see ei tekita küsimusi. Millised on olnud, härra Laar, teie arvates
Isiklikult teie kui peaministri suurimad möödalaskmised lõppeval 93. aastal? No möödalaskmisi, ütleme need veel ilmselt selguvad veel natukene hiljem, kus on tehtud põhimõttelisi vigu. Aga midagi tühi vaimu? Aga ma ütleksin, et need, kus pole enda meelest saadud asjadega nii hästi hakkama, kui oleks tulnud saada. Ütleme, neid alasid on küll selgelt olemas. Üks ala on kindlasti see, et majanduse reformimise käigus jäi kuritegevus ja kogu sellega seotud asi ilmselt mõneks ajaks liiga kaua tahaplaanile ja alles nüüd võib-olla detsembrikuust on hakatud tugevamat eri ministeeriumite tasemel, eri ametkondade tasemel kuritegevuse vastast võitlust koordineerima. See on üks asi. Teine asi on kindlasti see, mis ei meeldi ja mida tahaks veel kiiremini teha, kuigi ma kaadan, et siin on raskused tõesti objektiivset laadi, on omandireform, maareform, erastamine. Sest et paraku oli meie ees, kui me alustasime selle valitsusega tühi maa ja lage väli, meil tuli tohutult palju luua neid normdokumente, et seda üldse saaks teha. Nüüd on see asi käima läinud, kuigi see tempo ikkagi veel ei rahulda. Järgmine punkt on kindlasti see, et sellel aastal ei õnnestunud paika panna noorte perede toetuse programmi ja ütleme, see küsimus tuleb nüüd tõesti jaanuari esimesel istungil, küll võin ütelda, aga ikkagi sellel aastal me seda teha ei jõudnud. Vene väed Eestis neid asju, mis on tehtud igal juhul mitte nii hästi, kui nad peaks olema, on Eesti riigis loomulikult palju. Härra Laar, muide, kas te nendele ministritele, kes lähevad vahetusse teie kabinetis õige pea, saatsite ka jõulukaardi? Ei, kõik ministrid loomulikult sais jõulukaardid. Ja ma veel kord rõhutan selle vahetuse juures, see vahetus ei ole selline, et kellegile, nagu öeldakse, antakse jalaga või lüüakse tõesti sulg sappa. Kas te arvate, et see vahetus, need käigud lahendavad mingeid pingeid? Kas selle tulemusena te arvate stabiliseerub olukord? Mis puutub nüüd olukorda parlamendis, valitsuse, parlamendifraktsioonide, valitsuskoalitsiooni vahelist vahekorda, siis kindlasti. Ja see on ka paljuski nende muudatuste peamine põhjus, sest me oleme parlamentaarne riik, seadused läbivad parlamenti, kui parlament ei ole töövõimeline, siis kannatab sellest mitte ainult valitsus, mitte keegi isiklikult, kannatab kogu riik. Ja see, et me oleme suutnud hoida parlamenti töövõimelisena, on kahtlematult üks suurima saavutusi ja parlament on väga hästi töötanud. Muuseas, mida teile jõuluvana kinkis? Jõuluvana kinkis mulle ühe särgi ja ühed sokid, nii et päris helde jõuluvana. Päris helde jõuluvana. Mida teie omalt poolt Laaride pere jõuluvana kingikotti sokutasite oma perele? Seal oli igasugu suuremaid ja väiksemaid asju. Raamatuid ja igat sorti nipet-näpet. Mulle meeldib teha palju väikseid kingitusi, nii et selles suhtes on mul omad harjumused. Kas käisite neid ise ostmas või andsite ihukaitsjatele ja abidele käsu? Ei. Täiesti välistatud. Käisin ise ostmas jõululaadal. Tõsi, jah? Nii et see on täiesti sellist niivõrd vastutuslikast asja ei saa kellegi teise kätte ometi jätta. Nii et. Kus olete aasta viimasel õhtul? Kodus. Ikka kodus? Ja mul on ikkagi niimoodi, et vaadates minu elutempot, kõik need hetked, mis on vähegi vabad ja kuidagi enda kasutada, need ma üritan kodus veeta, sest et see on üks suurimaid puudujääke, eriti perekonnale, eriti lastele, mis on. Kui see hetk kätte jõuab, kellad löövad, president on kõne pidanud, Eesti rahvas on tervitatud ja aastanumbrid vahetuvad, mis on see soov, mida te soovite? Iseendale? Iseendale ma sooviks kiiresti, et mul lapsed terveks saaksid, kuna nad on gripis. Ja antud hetkel on see minu jaoks üks tähtsamaid soove. Aga kui ma polegi harjunud ausalt selliseid tohutuid laiu ja ulatuslikke soove soovima, sest et need alati natukene mõttetud või rumalad, ma ei tea, ma olen kuidagi vähe romantiline inimene ilmselt. Aga kui ma midagi sooviksin, siis ma sooviksin, et sellist kuidagi kibestumust, tigedust oleks vähem ja üks inimene ei kadestaks teist, sellepärast, et tal see teisel hästi läheb. Ma arvan, et kui ma midagi sooviksin, siis võib-olla oleks see just. Seda te ei soovi, et ega 95. aasta võtaksite vastu selles samas majas peremehena?
ei, seda ma küll niimoodi ei soovi, sellepärast et see, kas ma seda teen või ei tee, see pole eesmärk siin selle koha peal istuda. See koht ei ole ausalt öeldes niivõrd tohutult headusväärne või niivõrd tohutult hea. Kui see töö, mida sa teed, ei tule sul välja, kui see töö selgelt ebaõnnestub, siis on parem see koht jätta, kui hoida seda iga hinna eest sind nendest kutsetest käepidemetest kinni. Muuseas, ma olen olnud siin Lossis teie kabinetis üks kord ka varem ja olen märganud, et teil on krooniline häda nende kelladega, nad jäävad teil kogu aeg taha ja see kell on ka taga, ta näitab teil siin praegu 12:30, tegelikult on kell 0:41 ja 37 sekundit. Ma tänan teid, härra peaminister, selle intervjuu eest otselülitusena meie saatesse. Aitäh ja kui lubate, ma ei ole absoluutselt silmakirjalik, aga mul poleks küll midagi selle vastu, kui me ka aasta pärast kohtuksime teiega siinsamas saalis, nendel samadel toolidel, vaatamata sellele on siis keegi vahepeal saanud sulesappa või mitte. Aitäh teile ja head vana aasta lõppu! Aitäh teile ka!